Nüüd siis sellisesse valdkonda, mis võib-olla akadeemilises põllumajandusseltsis ei ole nii tihti jutuks olnud ja vahelduseks jällegi kuulata reaalselt väärindamist, et siiani on olnud väga palju teoorias juttu, aga palun siis Toomas Kevvai, kes siis räägib, et mida ja millega ta tegeleb Paldiskis ja palun, Toomas, lava on sinu. Tervist, aitäh! Ma pean muidugi Andrele pettumuse kohe looma või tooma, et ma väga palju Paldiskist tegelikult ei räägi või kas mitte sellest tehasest, kus kohas ma töötan. Aga minu nimi on siis, ma ei tea, kuhu ma pean vaatama üldse, selge. Et minu nimi on siis Toomas Kevvai, töötan Eesti Kalatootjate Keskühistu tegevjuhina, et ühistu juhtimist on seal suhteliselt vähe, et peamiselt on see tegevus mul igapäevaselt seotud tõesti kalakomponentide tehasega, ehk siis tehasega, mis tegeleb siis kalajahu ja kalaõli tootmisega, siis Läänemere kilust ja raimest ja siis kalajäätmetest, mis tekivad siis kala töötlemisel. Aga millest ma täna tahaks rääkida, siis on, nagu päevakord siin ette näeb, toorme väärindamise probleemid kalatööstuse näitel, aga pigem, kui ma rääkima hakkan, siis ilmselt natukene esialgu laiemalt, ja siis jõuan ka võib-olla natukene selle väärindamise probleemide juurde. Et minu ettekandest tuleb siis üsna palju küsimusi, tekib ilmselt ja üsna vähe vastuseid, mida ma suudan anda. Ja sellepärast me ju teadlastele otsa vaatamegi, et neid vastuseid saada. Et kuna kaasal on probleemiks või mitte probleemiks, vaid kõik räägivad Fit for 55-st ja räägivad rohepöördest ja biomajandusest ja nii edasi, et siis ka sissejuhatuseks natukene võib-olla mõningaid mõtteid, mida ma olen erinevatest kohtadest kokku siin varastanud, et kui vaadata, et aastaks 2050 on maailmas eeldatavalt umbes 10 miljardit inimest, kes vajavad umbes 500 miljardit kilo liha aastas, et see on 2 miljardit inimest siis tänasega võrreldes rohkem ja 177 miljardit kilo suurem lihavajadus, et kuidas see toota siis loomne proteiin või seda asendab proteiin jätkusuutlikult, et see on päris suur küsimus, et maismaa loomakasvatuse arendamiseks on kindlasti veel võimalusi, aga kui me vaatame neid arenguid, mis Euroopa Liidus toimuvad, siis pigem need nähakse võimalusena tootmise piiramist kui tootmise laiendamist. Ehk siis küsimus on, et kuidasmoodi see esimene punkt siis täita sellisena, et samal ajal tootmise süsiniku jalajälg väheneks, kasvuhoonegaaside emissioon väheneks ja samuti negatiivne mõju bioloogilisele mitmekesisusele väheneks sellest, kuidas me loomset proteiini siis inimestele toodame. Et nende küsimustega väga palju teadlasi maailmas tegeleb, aga hetkel veel väga häid vastuseid ei ole. Nii et kui me vaatame Euroopa Liidu taset, siis pigem nähakse ette tootmise ekstensiivistamist, mis viib tootmismahu mõningasele vähenemisele just lihasektoris. Võite imestada, miks ma räägin lihasektorist, et ise pidi kalast rääkima, aga ma jõuan ka kohe sinna. Ehk siis lõpetuseks võiks ütelda esimesel slaidi osas, et Euroopa Liit on tegelikult elusloomade ja lihatoodete transkaubanduses selgelt eksportiv piirkond, et selles mõttes võiks ütelda, et kui me räägime Euroopa Liidu terviku isevarustusest, siis nagu probleemi ei ole, et me võime nagu vähendada lihatootmist, jäädes siiski isevarustavaks, aga samal ajal, kui me vaatame maailma tervikpilti, siis Euroopa Liidus tootmise vähendamine võib tuua kaasa survet kuskil mujal, kus regulatsioonid võib-olla ja poliitilised suundumused ei ole sellises suunas, nagu Euroopas nad on kokku lepitud, pigem nagu surve suurenemisele lihakasvatuses. Et samal ajal on Euroopa mereandide ja kala osas importiv piirkond. Ehk siis võtmeküsimus ja lihtne valem oleks, et kuidas tasakaalustada siis inimpopulatsiooni biomassi muutus siis vajadusega proteiini järele. Et valemi vasakut poolt tegelikult eetilises vaates on suhteliselt raske kontrollida. Eestis me pigem ka räägime vältimatust vajadusest kohalikust rahvusest populatsiooni absoluutnumbri suurendamiseks. No samal muidugi räägitakse, et keskmine kaal võiks väheneda, aga see ka väga kiiresti ei lähe. Ma mõtlen inimese keskmine kaal, ehk siis rasvumist oleks vähem. Et küsimus on, et kuidas seda siis tasakaalustada, et kui me selle vasaku poolega ei ole väga valmis tegelema, ehk inimpopulatsioon kasvab kogu maailmas, siis proteiini tootmise vajadus suureneb.
Ja see proteiin on siis, tegelikult Lea just ka rääkis sellest päris palju, et erinevaid proteiiniallikaid on, loomne proteiin, lihast, kalast, mereandidest, taimne proteiin, laboriproteiin, Eesti tingimustes kasvatatud proteiin ja putukate proteiin, et kõigi nende teemadega laiemas pildis nagu ka tegeldakse. Et samal ajal me teame, et proteiin eri allikatest ei ole päris sarnase väärtusega, et liha või niinimetatud mittelihaline burger ei pruugi olla, ta võib olla maitselt lõpuks üsna sarnane sellega, mis on liha, aga tema toiteväärtus on siiski mõnevõrra erinev, ma ei ütle, et ta oleks halvem, aga ta on teistsugune. Et globaalses vaates siis kalanduse juurde natuke tulles, et kalandus praegu annab ligi 17% inimkonna lihatarbimisbilansist, et kalanduses tegelikult on potentsiaali jätkusuutlikkust suurendada tootmist globaalselt aastaks 2050 umbes 36–74%, olenevalt siis erinevatest stsenaariumidest. Ja kui me liha osas, kui me räägime loomalihast ja sealihast, oleme väga silmitsi sellega, et seal on väga tõsiseid probleeme keskkondlikult ja samuti siis kliimamuutuste seisukohast selle tootmise suurendamisest, siis kala osas need probleemid on oluliselt väiksemad, ehk tegelikult kalandussektoris proteiini tootmise või siis selle massi tootmise suurendamine ei ole väga suure probleemiga. Ehk siis, kui me vaatame nüüd inimpopulatsiooni biomassi kasvu, kui me eeldame, et see toimub aastaks 2050, siis umbes 20%, siis kala- ja mereandide proportsioon on, tähendab see, kui kiiresti me suudaksime kasvatada nagu kala- ja mereandide suurendamist maailmas on oluliselt kiirem kui see, mis on inimeste arvu kasvatus või kasv. Ehk siis korra sellest, et kui me räägime kalandusest, siis millest me üldse räägime, et kalandus on üsna mitmetahuline, üks on siis kalapüük looduslikest varudest, see on siis valdavalt, me loodame järjest rohkem siis reguleeritud looduslikest varudest, osa kalandust on veel mitte reguleeritud. Kui me räägime reguleerimist, me räägime seda, et lubatakse püüda nii palju kala, et sellest püügist tulenev kala, see püügist ei tulene nagu kalavarule ohtu, et see kala on siis jätkusuutlikult või varu on jätkusuutlikult majandatud. Et teine võimalus on siis selle niinimetatud metsiku või loodusliku kalapüügi kõrval siis merekalakasvatus meres ookeanides ja see on niinimetatud söödavajadusega kalakasvatus, et siin on suur küsimus, kust seda sööta saada sellises koguses, et seda kalakasvatust laiendada. Siis on mereanni kasvatus, molluski kasvatus, mis ei vaja tegelikult lisasööta ja üks eelkõneleja ka tõi selle esile, et see pigem üsna suures mahus laienemisel võib olla üheks võimaluseks meresid ja ookeaneid saada natukene puhtamaks, et kuna ta tegelikult kasutab seda toitainet, mis meres juba on olemas. Ja siis lõpuks sisemaa kalakasvatus, mis konkureerib tegelikult mageveevarudega loomakasvatusega ja konkureerib ka sööda osas loomakasvatusega, nii et sellel on pigem niisugune negatiivne keskkonnamõju ja seda peaks vaatama koos võib-olla tavalise loomakasvatusega. Et siin on toodud mõned stsenaariumid, et kuidas siis kala võiks siis aastaks 2050 siis selline kalapoolne või ütleme, kalandussektori poolne panus siis inimeste toidulauale muutuda. Et see stsenaarium A on siis tänane seis, ehk siis umbes 59 megatonni siis kala ja sealhulgas siis molluskeid on näha siin 11%, 5% siis kasvatatud kala, või vastupidi tähendab, et roheline on siis molluskid ja kollane või oranž on siis kasvatatud kala. Nüüd stsenaarium B on selline normaalne kasv, mis ta võiks toimuda aastaks 2050, kuid tegelikult või need stsenaariumid C ja D väljendavad seda, et kui ühelt poolt lahendatakse ära korralikult regulatiivne baas, ehk siis kasvakasvatusele tekivad võimalused neid uusi kasvatusi rajada ja molluski kasvatusel samuti tekivad võimalused uusi kasvatusi vastavalt turuvajadusele rajada, siis võiks see üsna kiirelt kasvatada või kasvada. Ja siis see kõige tugevam stsenaarium, see D, tähendab seda, et tegelikult kui lahendatakse ära see küsimus, kuidas moodi kalakasvatusele toota sööta, mis ei tulene otseselt kalast, kuna suures osas täna tegelikult kalakasvatuse sööt tuleneb otse kalast ja sõltub siis selle sööda kättesaadavusest. Kui see sööda kättesaadavuse probleem lahendada, siis võiks
võiks kalavaru või kala osa meie kasvas, laiemas mõttes kala osa meie toidulaual oluliselt suureneda. Ehk siis võtmeküsimused siis kalanduse ees on kalavarude haldamine, maailmas püütud kalast on hetkel üle 75% juba jätkusuutlikest varudest, tegelikult ligi 80%, mis on iseenesest oluliselt parem olukord, kui ta oli siin 10, 15, 20 aastat tagasi, et selline maine kalandusel on endiselt võib-olla niisugune minevikumaine on meil taagana kaelas, tegelikult tänane olukord on siiski oluliselt parem, kui ta oli veel, nagu ma mainisin siin, paarkümmend aastat tagasi, ehk eelmise sajandi lõpus. Teine on kalakasvatuse regulatsioon, millesse tegelikult väga paljud uued kalakasvandused, eriti merekalakasvandused takerduvad, et see regulatsioon on, kuidas ütelda, jäänud mõnevõrra ajale jalgu ja kitsendab nende kalakasvatajate rajamist. Kalakasvatuse söödabaas on selline võtmeküsimus, et kuidas siis kalakasvatustele tagada või leida söödatoormeallikad, mis ei tuleneks kalast. Ja üks olulisemaid küsimusi on tarbimisharjumuste muutus, et kuidas moodi inimesed saada senisest veelgi rohkem kala siis tarbima, sealhulgas ka siis molluskeid, kui ma räägin niimoodi laiemalt kalandusest. Et täna nüüd kalatootjate keskühistu vaatest, et hetkel vajab umbes 75% söötmisel baseeruvast kalakasvatusest mingit liiki kalapüügist pärit sööta, peamiselt siis kalajahu ja kalaõli, et see on siis see, mida Eesti kalatootjate keskühistu toodab ja mida me üle Euroopa siis ka ja mõne võib väikse sellise avansina võib ütelda, et üle maailma nagu tarnime, kes peamiselt meie turud on siiski Euroopa eri riigid. Et kuna kalavarud on piiravad, siis tegelikult see allikas on, nagu ma olen ka varem siin ütelnud, piiravaks siis kalakasvatuse arengul, kui ei leita täiendavaid alternatiivseid söötasid, proteiini- ja rasvaallikaid. Et selles mõttes meie küsimuseks on võib-olla see, et kui õnnestub nüüd vabastada see kalajahu ja kalaõli tootmine sellest kohustusest, nagu tagada siis kalakasvatustele vajalik söödabaas, et siis võiks sellest toormest, mida me täna kasutame kala sööda tootmiseks, et mis sellega teha, et kas sellest on võimalik teha midagi sellist, mida inimpopulatsioon siis otse tarbiks. Sest võib ütelda ka seda, et ega tänasel hetkel pigem see tooraine ei ole mitte konkureerivalt võetud ära inimeste toidulaualt, vaid see on selline tooraine, mis inimeste toidulauale tänaste tarbimisharjumustega ja tänaste tehnoloogiatega ei sobi. Ja nüüd natukene jõudes lähemale nagu teemale endale, et kalajahu ja kalaõli tootmiseks kogu maailmas kasutatakse tegelikult reeglina pelaagilisi liike, mille kasutus inimtoiduks on piiratud ja kalatööstuse jääke, et reeglina on tegelikult tegemist siis kalaga, mis praeguste tarbimisharjumuste kohaselt ei leia turgu inimtoiduks. Ehk siis sellist me oleme töödelnud tänases mõttes nagu väheväärtuslikku kala või töötame tänases mõttes väheväärtuslikku kala. Seda mitte siis toiteväärtuse mõttes, kahtlemata on tegemist nagu kõrge toiteväärtusega tootega, et kas või täna, mida toodame kalajahu, mille proteiinisisaldus on üle 70%, õlisisaldus kuskil 10%, lisaks selleks kalaõli ja kasutame kalatööstuse kõrvalsaadusi. Küsimus on pigem selles, et kui leitakse ühelt poolt siis lahendus kalakasvatusele söödaks, siis vabaneb siis ressurss, mida võiks kasutada mitte läbi kalakasvatuse inimeste toidulaual, vaid otse inimeste toidulaual. Aga kui ma nüüd tulen veel lähemale meie ettevõtte niisuguse väljakutsete juurde, siis kahtlemata, kui me vaatame tervikuna maailma arengut, siis kui ma räägin nüüd upstreamist ehk siis meile sisse tulevast poolest, siis üks suur küsimus, millel tuleb lahendus leida nagu kogu transpordisektoril on see, et kuidas siis kalalaevad teha nagu niinimetatud võimalikult väikse süsiniku jalajäljega, et kuidas lahendada siis see probleem. Siis on teine probleem on meil kindlasti transport tervikuna, et transport ka maismaatransport selles mõttes, mis puudutab siis nii valmistoodangu kui ka tooraine transporti, kuidas selle süsiniku jalajälge vähendada. Tootmises sesoonsus on see asi, millele me väga palju paraku mõjutada ei saa või mida me mõjutada ei saa. Ja
probleem, mis järjest rohkem tegelikult kalandust hakkab võib-olla piirama, on konkurents teiste merekasutusvaldkondadega, nagu kas või tuuleparkidega, mille mõju kindlasti kalavarudele võib olla oluline. Et väljakutsed siis tootmises, kui ma praegu rääkisin sisse tuleva poole pealt, siis kalajahu ja kalaõli tootmine on küllaltki energiamahukas, elektri- ja soojusenergia osatähtsus on küllaltki suur, sisuliselt on ju tegemist kala veetustamisega, siis ehk siis kui me sisse võtame tonni kala, siis me saame sellest umbes 300 kilo siis toodet, ehk siis 700 kilo vett tuleb siis ühel või teisel moel sellest toorainest eraldada. Ühtepidi on see energiamahukas koha peal, samal ajal transpordi mõttes muidugi me hoiame kõvasti energiat kokku, kui me peaksime transportima tervet kala või me transpordime õli või jahu, mis siis kokku on siis 3 korda väiksema mahuga või kaaluga kui see tooraineks olnud kala. Ja tehnoloogilise vee ja õhu puhastus on kindlasti küsimus, millega me pidevalt tegeleme ja milles regulatsioonid kindlasti lähevad veel karmimaks. Et nüüd kalakomponentide arenevate turgude osas, et praegu tegelikult lisaks kalakasvatusele on suurenemaks turuks lemmiklooma söödaturg, et seal kindlasti tootearendus käib päris palju ja mis on omaette teemaks on see, et tihti inimesed võib-olla eriti arenenud riikides pööravad oma lemmikutele ostetavale söödale rohkem tähelepanu kui isendale ostetavale toidule, et selles mõttes see tootearendus ja eriti veel nende toodete väidetavad või siis tõestatud tervisemõjud lemmikutele on kindlasti teema, millega väga palju tegeldakse. Ehk siis, kui me vaatame lemmikloomaturgu, siis kuna tegemist on emotsionaalselt, mitte majanduslikult kaalutleva lõpptarbijaga, ma ei mõtle nüüd koeri, kasse kui lõpptarbijaid, vaid siis neid, kes ostavad nendele sööta, siis on selle turu väljavaated küllaltki optimistlikud, kuna selline lemmikute pidamine, eriti olukorras, kus kohas väga palju on inimesi, kellel võib-olla maailmas niisugust oma perekonda nagu ei ole, et siis või kas või peresse võtta üks lemmik juurde muutub järjest populaarsemaks, nii et see turg on kindlasti arenev turg. Ja kindlasti kalaõli uued kasutusvaldkonnad on teema, millega päris aktiivselt praegu maailmas tegeldakse. Et tulles tagasi jälle selle üldise jutu juurde, siis nagu eelpool selgitatud, siis kalapüük ja eriti kalakasvatus võiks omada inimkonna toitmisel järjest suuremat rolli ja seda jätkusuutlikult. Ehk nüüd tarbimisharjumused ja maine kui pidur kala osatähtsuse suurendamisel inimese toidulaual. Et arenenud maades on suurimad kasvatatud kala- ja merealade tarbijad nagu see tarbimine on nagu piiratud inimeste oskusega nagu kodus kala- ja mereainde toiduks kasutada, et selles mõttes on Maaeluministeeriumi praegune kalakampaania, ma loodan, et sellel on ka tulevikku või sellist mõju reaalselt kalatarbimisele, et inimesed hakkaksid järjest rohkem tegelikult ja oskaksid ise siis värskest kalast toitu valmistada, et see on äärmiselt oluline. Praegu on see oskus küll olemas horekas, kuid tundub, et võib-olla inimeste või tavatarbijal koduköögis pigem on nagu taandarenemas. Siis üks probleem, millele me peame välja päris palju tähelepanu pöörama, on see, et paljude tarbijate silmis on endiselt nagu kalapüügil ja kasvatusel mingi negatiivne maine, et mis baseerub siis eelmise sajandi lõpu väga halbadel trendidel, eriti siis nimetatud illegaalse ja raporteerimata ja ütleme otse siis röövpüügi osas, et tänaseks on tegelikult kalavarude olukord kogu maailmas ja järelevalve tegelikult eriti arenenud maade poolt hallatavatel kalavarude osas nagu väga selgelt nagu paranenud, ehk siis tegelikult oleks oluline ka see, et keskkonnaorganisatsioonid uuendaksid piltlikult öeldes oma andmeid ja ka siis, et ütleme, keskkonna kõneisikud võtaksid pigem kalavarude osas ja üldse kalanduse osas võib-olla positiivsema, mis on nagu realistlikuma, et seisukoha, kui nad võib-olla praegu paljudes riikides võtnud on. Et asjast ka siis, et säilitades vana loome uut, et mida sellega siis kalanduses võiks seostada. Et tegelikult ju kala kui toiduaine ei ole inimeste toidulaual midagi uut, et see on olnud ilmselt kättesaadav aegade algusest nendes piirkondades, kus siis kas jõgedes, järvedes või meredest oli kala ühel või teisel viisil kättesaadav. Et pigem on vastus küsimus see, et meie enda toitumisharjumused on muutunud, et me ei oska enam nii hästi kala kasutada toidulaual, kui me vanasti oskasime.
et meie tarbimisharjumused on muutunud selliseks, et me tahame toidu saada kätte mugavamalt, oleme niisugused hedonistid ühel ajal, samal ajal väga palju sellesse panustada ei viitsi tihti. Ja samal ajal oleme siis ka loodetavasti teadlikumad. Et iga uus on siis ära unustatud vana, et kui me räägime lisandväärtusest kalatööstuses, siis võiks ütelda, et kõige väärtuslikum kala on värskena ja võimalikult vähe töödelduna. Et selles mõttes lisandväärtus kala tarbimises ja kala töötlemises ei peitu mitte edasises töötlemises, kas kalapulkadest või kala tomatikastmes või komponentideks lahutamisel, vaid sisuliselt selles, et kala jõuaks lõpptarbija toidulauale võimalikult värske ja vähe töödelduna. Et see on asi, millega tegelikult on kogu aeg tegeldud ja kui me vaatame, siis üks küsimus ongi, mida on juba aastasadu, millega on tegeldud, on see, et kuidasmoodi siis küllaltki kiiresti riknev kala siis saada säilima. Ja siin on kasutatud traditsiooniliselt väga palju erinevaid viise. Ma olen pannud siin väga niisugusi võib-olla märksõnu juurde, et on kala suitsetatud aastasadu, küsimus on kaasal, me oleme tunnetanud, et igasugune suitsetamine tekitab, ma mõtlen siis kala suitsetamine tekitab kantserogeene, et on siis tehtud soolamist, nüüd samal ajal me kaasal räägime väga palju toidu reformuleerimiseks, ehk soola ja suhkrusisalduse vähendamiseks, ehk ka see trend nagu läheb soolamisel vastu. Külmutatud kala on kindlasti väga hästi säilitatav ja transporditav, samal ajal on ta üsna kõrge energiakuluga, see külmutamine. Fermentiseerimine, marineerimine, see on nüüd küsimus, et kuidas saavutada sellised maitseomadused, mis siis tarbijal oleksid atraktiivsed ja kutsuks rohkem tarbida. Et ma nüüd neid kõige ekstreemsemaid fermentiseerimisi, nagu rootslased kasutavad võib-olla, neid ei peaks ilmselt sellisteks, mis väga laia turgu võiksid tagada. Kuivatamine, see on ka samuti jällegi küsimus toitumisharjumustes, ja tihti ka kuivatamisega kaasneb kõrge soolasisaldus, konserveerimine, kuumtöötlemine. Samal ajal muidugi need traditsioonilised, ma olen siin varastanud ühe slaidi ühest ettekandest, et need traditsioonilisi kala töötlemisviise on äärmiselt palju, aga on ka päris palju innovatiivseid. Paraku Eestis nende innovatiivsete töötlemismeetoditega tegeldakse, ma just mõtlen uurimiste seisukohalt suhteliselt vähe, aga nagu näete, siis neid erinevaid meetodeid, mida kala töötlemisel ja kala säilitamisel võiks kasutada ja uurida, vähemalt rakendusteaduse tasemel on päris palju, sama palju või rohkemgi kui neid traditsioonilisi. Et üldpildis on tegelikult täna siis värsked kalasaadused tarbijasõbralikud siis, kui nad on fileed ja mida on siis lihtne kasutada. Ja sellest tulenevalt need kalaliigid, mida tegelikult inimtoiduks tarbitakse, on mugavamalt kasutatavad. Et on need rohkem levinud, mida mugavam kasutada, ehk see on siis suhteliselt suured ja kergelt fileeritavad liigid, ehk meie koduturul siis lõhe, forell, koha, siig, ahven. Kui me vaatame nüüd Eesti kalapüüki, kalakasvatust, siis kõige suurem osa Eesti püütavast kasvatatavast kalast, mitte kasvatatavast selles mõttes, aga kogu kalast on siis pelaagiline, küllalt väikesemõõduline kilu ja räim. Et me püüame aastas umbes 60 miljonit kilo, siis tähendab siis 60 000 tonni siis kilu räime, Eestis tarbitakse sellest ära maksimaalselt 3000 tonni. Ehk siin me räägime on ju siis mingist 20-kordsest oma varustatusest või isevarustatusest. Ehk siis, kui me vaatame ka kogu kalatarbimist Eestis elaniku kohta, mis on umbes 16 kilo, kui kõik erinevad aspektid kokku võtta, siis see on 20 miljonit kilo, ehk tegelikult me toodame siis ikkagi ainuüksi kilu ja räime kordades rohkem, kui me tarbime. Nii et millega me silmitse seisame, tegelikult tagasi tulles siis selle lihatootmise ja kalatootmise, kalakasvatuse juurde, et kui nüüd peaks leitama nagu head lahendused kala kasvatamiseks, siis mitte kilu ja räime või mitte pelaagiliste liikide baasil, siis tekib küsimus, kuidasmoodi väärindada need pelaagilised liigid selliselt, et nad oleksid otse siis inimtoiduks kasutatavad. Ehk siis pool naljaga öeldes, et kui me suudame
lõhe ja ütleme, need kasvatatavad kalad muuta kiskjatest veganiteks, ehk siis nad ei kasuta enam peamise proteiiniallikana nagu teiste kalade proteiini, vaid taimset proteiini, et siis see tähendab seda, et me peame leidma siis head võimalused, kuidasmoodi kasutada ja iseenesest on see ju positiivne, et meil vabaneb päris palju kalaressurssi otse inimsöö toiduks töötlemiseks, iseküsimus on see, et seni ei ole väga häid lahendusi, kuidas sellest väikesest ja kuidas ütelda, väikesest kalast tegelikult toota tooteid, mille ütleme, konkurentsivõime tarbijate seas oleks selline, et inimesed oleksid valmis need ka ära tarbima mõistliku hinnaga. Ja lõpetangi, nagu juba Andre annab märku, et täna hakkas silma ühes kohas üks niisugune ütlus, et mitte aeg ei kulu, aga meie kulume. Aitäh! Tänud, Toomas, selle hoopis teistsugusest valdkonnast tuleva vaate eest. Jällegi, selles mõttes pean kurbusega tõdema, et chatis ei ole ühtegi küsimust. Aitäh! See on... oota, Toomas, ära mine. Sa tead küll, sellisel juhul moderaator kohustatud küsima vähemalt 2 küsimust. Et tegelikult nali naljaks Argo tõi oma ettekandes välja sellise mõiste nagu bioringmajandus ja see oli väga ilusti ära näidatud, et mis siis kuhu läheb, et mis on täna konkreetselt siis see, mis teil läheb sellest ringist veel välja. Ma saan aru, et midagi läheb korstnast välja, ilmselt naabrid ütlevad, et see on lõhn, sina ütled, et see on midagi muud, või naabrid ütlevad, et see on hais, sina ütled, et see on lõhn, ja kindlasti on seal veel ka midagi muud, mis tegelikult täna ei leia rakendust ja jõuab kuhugi välja, et saad sa avada ettevõtte saladusi? Seal ei ole midagi väga suurt saladust, et ainuke tegelikult, mis meil kõrvalsaadus on siis peale siis selle, mida sa nimetasite lõhnaks või lõhnahäiringuks, ütleme siis, tegelikult mida me proovime, millega me tegeleme pidevalt, ja seda oleme suhteliselt edukalt ka vähendanud, et siis sisuline kõrvalsaadus on meil ainult ütleme, suhteliselt kõrge lämmastikusisaldusega vesi, mis on põhimõtteliselt kala seest välja arutatud vesi, ja see siis reovejaamas selle seob siis muda, ja see muda läheb biogaasijaama, kus kohas siis sellest tehakse biogaasi, nii et tegelikult meil nagu otseselt nagu jäätmeid võib ütelda, muidugi on, ja siis see puhastatud vesi läheb merre ja puhastatud õhk läheb atmosfääri, nii et selles mõttes niisuguses arvestatavas määras jäätmeid meil ei tekigi praktiliselt. Seda on rõõm kuulda ja hea on kuulda, et sealt tuleb siis midagi energeetikasse ja ka ma saan aru läbi muda ilmselt ka põllumajandusse äkki tagasi. Teine minu jaoks on siis küsimus see, et enne kui sa hakkasid ettekannet tegema, minul oli ka nagu see narratiiv ja väga tugev narratiiv, et enamik kalapüüki ei tule taastuvatest, me tegelikult täna kulutame järgmise põlvkonna jaoks ette, et kus siis täna on veel need piirkonnad, et kui ma lähen tarbijana poodi, mul on seal võimalik nüüd osta, ütleme, tuunikala konservi, et ma teadlikult teeksin selle valiku, et kui ma ostan seal piirkonnast püütud või selle riigi poolt töödeldud, ütleme seda tuunikala konservi, et siis ta pigem ei ole veel, et ma saan tarbijana kuidagi mõjutada, et see, kes jälgib seadusi, et ma ennekõike tarbiks tema poolt toodetud. Ütleme, Euroopas toodetud kala on, ma arvan, püütud kõik enam-vähem vastutustundlikult, et kui keegi tahab nagu väga jälgida, et siis on 2 niisugust märgistust on toodetult, on nimetatud Marine Stewardship Council ja siis Marine Trust, mis põhimõtteliselt, kui need on nagu tootel olemas, siis tarbija võib olla veel kindlam, et tegemist on siis jätkusuutlikult majandatud varust toodetud tootega ja sealt kogu tootmisahel on hästi kontrollitud. MSC on niisugune pisikene märk, mida võib siis kalatoodetel vaadata. Selge. Tegelikult reaalselt ka mind huvitab, et kui ma järgmine poodi lähen, ma kujutan ette ilmselt, et kui ma ostan siin reimtomati kastmes, siis sellega ei ole küsimust, aga just need, mida võib-olla meil siin Euroopas võivad küsimusi tekitada. Aga tänud sulle, Toomas!